Ahoi sõbrad, on siiras rõõm ja privileeg kutsuda teid Delta 48 pardale. Kui on olemas produkt, mida ma sooja südamega soovin kõigile teile tutvustada, siis kindlasti on selleks Saaremaa paadimeistrite kätetööl valminud Delta 48 Coupé. Kõik Delta paadid valmivad Saaremaal, Roomassaares ning algusest lõpuni on Eestis valmistatud. Mitte ainult valmistatud kokkupanemise mõistes, samamoodi on ka kõik vormid tehtud Eestis, nii et ei ole paremat võimalust näidata oma uhkust oma kodumaa paaditööstuse vastu, kui tulla Delta pardale ja veelgi parem võib-olla tulevikus endale selline soetada. Mis ilmestab Delta 48 Coupéd on absoluutne läbimõtlemine parimas modernses disainis. Ilmselgelt on ta pilku püüdev, kuid sellest hoolimata ei ole jäetud tähelepanuta kõiki praktilisi külgi, mida meil on tarvis mõnusaks ja heaks kasutuseks merel. Alustame paati sisenemisega. Meil on ülimahukas ujumisplatvorm. Sellel konkreetsel paadil on ta statsionaarne, aga loomulikult on meil võimalik võtta ka hüdrauliliselt avanev ja allalastav ujumisplatvorm. Sellise kasuks oleks tark otsustada siis, kui on kindel eesmärk kaasas kanda väikest abipaati. See paat on varustatud ka elektrilise ahtriankru vintsiga, mis on meil alati tarvilik, kui me kasutame erinevaid sadamaid Skandinaavias. Meile meeldib käia loodussadamates, nautida kõike ilusaid ägedaid abajaid, asustamata saarekesi. Ja kuna see paat on varustatud veojalgadega ning 2 Volvo Penta D6 480 jõulise mootoriga, siis me saame madalamasse vette jõudes igaks juhuks jalgu ülespoole tõsta ning vaikse käiguga ettevaatlikult sõitu jätkata. Mugava päevitustasapinna saame me liigutades käesoleva seljatoe kerge vaevaga ettepoole, soovides jätkata tavapärasel viisil, sealhulgas ka olukorras, kus paat on sõidus, siis saame istuda siin mugavasti laua ümber ja mahutab selline lahendus hõlpsalt 6 inimest, isegi kuni 8 inimest. Lisaistumiskoht tekib meil siia 1 kuni 2 inimesele. Teatud lisainvesteeringuga saame me asendada selle panipaik pingi vettpaariga ehk siis välise köögiosaga. Sellisel juhul on meil siin kraanikaus, külmkapp, soovi korral jäämasin. Kõik tekib meile siia. Kokkuvõtteks kerge vaevaga laud alla lükatud, seljatugi ettepoole nihutatud ning piisavalt ruumi, et ennast ahtrisofal ülimõnusasti tunda. Me saame tõsta nupule vajutusega kogu mootoriruumi luugi üles. Sellist mootoriruumi võime me pidada mitte ainult mehaanikute unistuseks, vaid ka iga paadi omaniku unistuseks. Delta 48 on võimalik soetada nii diiselmootoritega kui ka rippmootoritega. Kui me otsustame rippmootorite kasuks, siis sellisel juhul varustatakse paat 2 600 hobujõulise V12 Mercury mootoriga ning kõik mootoriruum, kus meil hetkel on diiselmootorid, omandab hiiglasliku panipaiga ruumi. Oleme sisenenud Delta 48 Coupé roolimajja. Saaremaa paadimeistrid ei ole unustanud mitte ühtegi vajalikku ja praktilist külge, mis ülihea merekaatri osaks peaksid saama ja mille osaks nad peaksid jääma. Pole puhtamat ja selgemat lahendust funktsioneerivale köögile kui Delta 48. Meil on piisav sügavus, meil on 2 kraanikaussi, meil on piisavalt töötasapinda, meil on suur külmik, meil on 2 prügikasti ja lisaks veel panipaigaruumi. Meil on pliit, meil on ahi ja soovi korral me saaks siia lisada veel ka nõudepesumasina siia alla.
ja kõik loomulikult peab olema omal kohal, sealhulgas taldrikud, klaasid, tassid, kausid. Tuletame meelde, et Delta 48 on ikkagi B-kategooria paat. Nii et kui B-kategooria paadiga sõidame, siis on tähtis, et kõik, mida me kaasa viime, ei koliseks ega teeks ebameeldivaid hääli. Loomulikult kõik Alcantara värv on võimalik eraldi valida. Seadmeid ja nende asukohti on samuti võimalik valida ja koostöös läbi käia nende asukoht ja parim funktsionaalne toimimine. Meil on variante alati paadi puhul, kuidas me seda sisustame ja mis detailidele me tähelepanu pöörame. Käesoleva paadi omanikule oli väga meelepärane tuua sisse aktsenti nendele heledatele toonidele. Meil on kattev toon on hele, aga eritellimusena said kõik roostevabad osad, sealhulgas kõik need väikesed nupukesed ning nende tagataust, Berkeri-pistikute kaaned, kõik sai eritellimusel tehtud musta tooni. Kuna telekas jääb minule selja taha, siis on tore võimalus lükata ka siinpool seljatugi ette suunas, toetada selg vastu pehmendatud külg seina ning vaadata telekat siit samal ajal kui teised jälgivad seda siit veidi altpoolt. Pisikene asi, aga jällegi lisakasutusmugavus. Standardis tuleb meil iga Delta 48 Coupé soft-top katusega, ehk siis pehme katus, mis liigub pikas vahemikus taha välja. Arvestades asjaolu, et konkreetne paat jääb Eestisse ning ülipäikesepaistelist ilma on meil võrdlemisi vähem kui lõuna pool, siis meie valisime optsiooni, kus meil on elektriliselt liigutatav nii-öelda kõva katus, ehk et kui meil on ilus ilm, me avame selle katuseluugi ja naudime kogu seda värsket õhku, mis meile sisse tuleb. Kui ilm läheb natukene kehvemaks, saame me selle kerge vaevaga, nupule vajutusega kinni panna ning nüüd me oleme juba mugavalt täiesti kinnises kajutis. Delta paate kõige paremini saaks iseloomustada sportlike kupeepaatidena. Delta pöörab alati maksimaalse tähelepanu kvaliteedile ja mitte kunagi ei tohi kannatada üleüldine kasutuskogemus. Kui me võtame sportlik kupeena Delta 48 mudeli, siis olenemata sõnast sportlik on ta täieõiguslik matkakaater. Kõige paremini võib seda ilmestada loomulikult kirjeldades tema layouti ja mida ta endas peidab. Lisaks sellele nähtavale valgusküllasele salongile on meil 3 täismõõtmetes kajutit. Täismõõtmetes tähendab, seal on panipaigad, seal on korralikud voodid ning nii külalistele 2 toa peale kokku, kui ka omanikule on eraldi WC-d, ehk et kokku on meil 3 eraldi tuba ja 2 WC-d ja mitte ainult WC-d, vaid mõlemal WC-l on ka eraldiseisev duširuum. Omanikukajut on meil mõeldud vööri, kus on kõige rohkem panipaiku, kõige laiem voodi ja kõige avaram tuba, sealhulgas privaatne WC duširuum. Külalised saab ideaalselt ära jaotada mõlemasse kajutisse. Üks asub paremas pardas, teine asub vasakus pardas. Jätkates seda mõtet täieõiguslikust matkapaadist, siis Delta 48 Coupé, kui ta on varustatud 2 Volvo Penta D6 480 jõudu mootoritega, selle paadi tippkiirus küündib üle 45 sõlme ja tuletame meelde, et tegemist on 48-jalase paadiga. Tema kruiisikiirus, mugav kruiisikiirus on 18-20 sõlmest alates kuni näiteks 30 sõlmeni. Kui me sõidame 30 sõlmega, siis meie kütusekulu miili kohta on circa 3,1-3,2 liitrit miilile. Keda huvitab tunnikulu, siis kui me sõidame 20 sõlmega, siis me kulutame keskmiselt 60-65 liitrit tunnis. Sellised kütusekulu numbrid on tavaliselt nähtavad oluliselt väiksemate paatide puhul. Kui me võtame oma mugava kruiisikiiruse, viime 35 sõlme juurde, mis mootoritele sobib ideaalselt, sealhulgas ka sellele paadile, siis meie kütusekulu on kuskil 3,6
3,5–3,7 seal vahemikus ühe meremiili kohta. Nii et kes soovib, arvestades sellel paadil paigaldatud 2000 liitrist kütusepaaki, kes soovib, käib Vispile ja Tallinnasse tagasi ühe paagitäiega. Ja see omadus on fenomenaalne ning omane ainult tõsiverelistele matkapaatidele. Kui keegi soovib selle paadi endale võtta bensiinimootoritega, milleks on 2600 eulist V12 mootorit, siis kütusepaak kasvatatakse 2500 liitri peale. Autonoomsus ei ole meil küll endiselt täpselt samal tasemel, mis on diiselmootoritega, küll aga on ta igati piisav ükskõik mis mõõtekavas ja ta on oluliselt suurem ükskõik millisest konkureerivast tootest. Delta 48 Coupé kasutusmugavust, kasutuskogemust ilmestab taaskord see, mis hetkel on ilusasti näha. Minu liikumine paadis ahtrist vööri on absoluutselt lihtne, mugav ja turvaline. Selle eest hoolitseb juba standardis võrdlemisi kõrgele toodud Parras. Standardis meil reelinguid ei ole, kuid kui me soovime, loomulikult tehas saab need panna. Sellele paadile on pandud madalamad reelingud, mis minu soovituse järgi ja minu arvamuse järgi on täiesti piisav. Kellel on soov saada veel suurem turvalisus, loomulikult me tõstame ja paneme siia kõrgemad reelingud ka. Kusjuures sellel paadil, nagu näha, on reelingud värvitud omaniku soovide kohaselt mustaks. Standardis on nad roostevabad. Ja kui ma juba kõndimas olen, siis on lihtne näidata ära, kuidas võiks toimuda selle paadi sildumine ja käsitlemine olles sadamas. Kui ma soovin selle paadiga eemalduda kaist, eeldades, et näiteks viimase otsa võtsin ma ise üksinda kai küljest ära, lükkan selle siia alla, panen vasaku käed joystickule, saan liikuda hõlpsasti, külg ees, seejärel saan juba ümber iseenda keerata, kui ma soovin, ma saan diagonaalis eemalduda, kõik variandid on mul ainult siin sõrmeotsa kaugusel. Paat kuuletub ideaalselt ning loomulikult Volvo pakub ka Delta 48-le assisted docking funktsiooni. Meil on siin peal ka taevaankur, nii et teoreetiliselt, kui ma olen eemaldunud kai äärest ja tunnen ennast piisavalt turvaliselt, võin ma juba ennast panna taevaankrusse, mis tähendab seda, et paadile paigaldatud peamasinad hoiavad ise paati selle GPS-punkti peal, mille all ma seda nuppu vajutasin. Paat seisab koha peal, ma võin alustada ringi kõndimist, korjata sisse kõik otsad, pakkida endal turvalisse kohta ära vendrid ja paat hoolitseb ise selle eest, et ei toimuks tarbetuid liikumisi ja kõik oleks kontrollitud, turvaline ja lihtsasti käsitletav. Kõndides vööri saan ma juba võtta ära oma vööriotsad, sorida need kokku ja tunda rõõmu Saaremaa paadimeistrite oskusest teha mõnusaid, avaraid panipaiku ja ankruboksi ka vööri. Me oleme lasknud paigaldada lisakonksud, me saame siia panna maavoolukaabli, sellepärast, et vastavalt omaniku soovile oleme me sellele paadile tekitanud maavoolu laadimispesa lahenduse nii ahtri pool kui ka vööri pool. Lisaks saame me siia panna soritud otsad ilusti rippuma, mis tõttu ei ole meil neid vaja ulatada iseendale näppude vahele sealt sügavast ankruboksi põhjast. Loomulikult on paadil vööriluuk, kust me saame hulgaliselt värsket õhku, seistes sadamas soovi korral. Kui me kardame, et meil tuleb sisse sääski või muud, siis see on elimineeritav sääsevõrku kasutades, mis on juba integreeritud selle luugilahenduse sisse. Madrats, mis meid siin ootab, on tehtud materjalist, mis on vett hülgav. Me ei pea kartma, et kui siia peale sajab vihma, siis see imbub madratsi sisse läbi kanga ja tekib hallitus ja riknemine. Selle jaoks meil on siin peal ilus lisakate ja see on oluliselt rohkem ilmastikukindel või isegi täielikult ilmastikukindel, nii et ka kui linnud või muud loodusnähtused teevad oma tööd, siis kõik plekid, mis siia tekivad, me võime ilusti ära pesta ning see kangas, mille peale me pikali heidame, jääb alati puhtaks ja puutumatuks. Kate, mida me näeme selle ahtri kokpiti kohal, ta annab meile lisakaitse nii päikese eest kui ka sademete eest, veidikene kindlasti ka privaatsust. Tema eemaldamine on ülilihtne, kui me laseme järgi siit selle otsa. Võtame lahti ühe kinnituse, teise kinnituse
tõmbame ta välja siinist, pakime kokku, paneme panipaika need karbonpostid. Loomulikult neile on tehase poolt ette tehtud oma panipaik, nii et laseme elektriliselt selle panipaigaluugi üles, paneme nad oma kohale ja meil on töö tehtud. Oli suur rõõm tutvustada teile Delta 48 kupeed. See on Saaremaa paadimeistrite üks ehedamaid näiteid. Nende töökusest, kvaliteedist, pühendumusest. Kõik selle jaoks, et lõppomanik saaks veeta muretu merereisi ja seda mitte ainult üks kord, vaid ka aastaid ja aastaid järjepanu. Kui teid peaks huvitama midagi suuremat või võiks huvitada midagi väiksemat, see ei ole üldse probleem, sellepärast, et meie paadid algavad 26-jalasest ja lõpevad kuni 88-jalaseni. Sinna vahele jääb väga mitu erinevat mudelit, kõike me rõõmuga teile tutvustame, mis on koha peal, näitame ja mis on vees, proovime võimaldada teile proovisõidu. Võtke alati meiega julgesti ühendust ja leiame teile alati kõige parema ja sobivama Delta.